Uue disainiettevõtte ja oleme seda ette valmistanud pikalt. Me suudame rakendada sellist uudset mudelit Eesti turul. Ehk hetkel me oleme 3 partnerit. Tarmo Luisk, väga hästi teavad, ja Margus Triimann. Ja see mudel sellest pikalt ei räägiks, aga meile meeldib võrk ja võrgustik. Ja see võrgustik tähendab siis seda, et ka siin näitena täna me avame oma büroo koos sõbraliku disaineri ja romantiliste pudulite looja Liina Viiraga. Üleval korrusel on meil sõbralikud disainerid Bent ja Sven. Ja loomulikult teie hulgas on palju disainerid, kes võiksid kohe küsida, et aga kuidas siis, kas te üksteisega ei konkureeri ja kas te üksteise tööd ja ideid ei kopeeri. Aga see ongi meie selle võrgustiku mudeli selline omapärane külg, et me ei näe seda hirmu absoluutselt. Ja mina austas olengi nende 2 hea disaineri jaoks üks infrastruktuur. Lisaks sellele meil on projektijuhtimisfirma partner, Mattiisen projekt, mille esindajad on täna siin. Heti pisti. Meil on insenerprojektbürood, kes töötavad meiega koos igapäevaselt. Ehk me tõesti nüüd märtsist tänaseni peaaegu selle poole aastaga on tekkinud tunne, et see võikski olla selline mudel, mis Eestis toimib. Sellisel väiksel maal, kus ei ole võimalik luua kohutavalt suuri 50 ja enamat disainerit ühendavaid asutusi. Ja me natukene testime seda veel ja õige pea siis me oleme valmis tutvustama seda mudelit kõigile. Me loodame, et see sobib kogu loometööstusele. Ja eriti tooks veel välja seda, et mul tundub, et see algus on positiivne juba sellepärast, et üks päev enne avamist, ametlikku avamist, saime me oma esimese kuldmedali. Ehk Marguse poolt tehtud rattahoidja Krääs võttis eile siis Disainerite Liidu poolt korraldatud konkursil esikoha. Me oleme eriti rõõmus, et ettevõte sai auhinna üks päev enne avamist. Aga nii nagu ma ütlesin, meie jaoks on see network ehk võrgustik kõige olulisem. Ehk tegelikult ilma teieta me seda ei teeks. Ja see tegelikult ongi teie jaoks. Et nautige siis veini, mille me Tarmoga nurga tagant üles leidsime. Aitäh!